Ma räägiks veidi iseenda uuesti tundma õppimisest. Ma mäletan, kui mind depressioon tabas üldse ja sellega kaasnev ärevushäire, ja siis ma ei teadnud üldse, mida teha, kuhu minna, kes ma üldse olen, miks ma selline olen praegu ja miks üldse niimoodi juhtus. Siis nüüd mõne aastaga, 3-4 aastat, täpselt ei ole järgi pidanud, on mind saatnud ühe parima lahendusena see, et kui ma tean küsimusele vastust näiteks, mis mulle elus meeldib, mis mulle elus ei meeldi ja mida ma üldse teha tahan, kui ma nendele tean seda umbkaudset vastust, eks ole, siis on mul ka lihtsam midagi ette võtta ja üleüldse ma saan iseendaga siis paremini hästi läbi, et kui ma tean nendele küsimustele vastust. Ehk siis näiteks, kui ma teen endale kas või sellise nimekirja paberi peale, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi. Sest näiteks, kui varasemalt, ütleme, kuskil mõned aastad tagasi oleks selle küsimuse minu käest küsinud, siis ma oleks teinud pikka mõttepausi ja vastanud ausalt, et ma ausalt ei tea, mis ma teha tahan. Ja võib-olla see mitteteadmine siis, mis endale meeldib, mis endale ei meeldi ja üldse, et mida elus saavutada võiks, et see võib tekitada sellist olukorda, kus tekibki selline ärevus, et mis ma siis nagu tõepoolest peale hakkan, kui ma isegi ei tea, mis ma teha võiksin, sest võimalusi on ju tegelikult nii palju. Alustadagi väikselt, kõigepealt vaadata iseenda sisse, mis on nagu sellised tegevused või asjad, mille poole püüelda. Ja need ei pea olema mingisugused grandioossed eesmärgid. Need võivad olla kas või sellised täitsa tavalised, näiteks pisiasi, et mulle meeldib see, kui mul on tuba korras, näiteks selline asi kas või. Ja kui juba sealt kuskile minema saab hakata, siis edaspidi on leida ka selliseid suuremaid eesmärke, suuremaid asju üldse elus, mis võivad siis enda sisemaailmaga kokku käia. Sest ümberringi vaadates meid ju kogu aeg nagu rünnatakse sellega, et osta see või sa saavutad õnneliku seisu siis, kui sul on olemas need või nood asjad, eks. Ja siis jättes iseennast üldse tahaplaanile, et enda sisemaailma, enda tunded, et kui nendega tegelema hakata, siis avaneb järsku üldse selline uus maailm. Ja mina leian, et see mind on tugevalt aidanud, kui ma endalt aeg-ajalt küsin, et mis mulle muret teeb, kas mul üldse teeb midagi muret, kas mulle meeldib see hetke olukord, mis mul praegu on, või ma peaks tegema parandusi või üldse lõpetama mingisuguse tegevuse, sest see näiteks võib mulle hoopis pikemas perspektiivis halba teha. Et siuke enesesse vaatamine on andnud täiesti uue vaate elule ja ühes sellega ma saan iseendaga paremini hästi läbi ja mul on nagu päevalt midagi oodata rohkem ja mulle meeldib näiteks see video, mis ma praegu teen, mulle meeldib looduses olla, sest siin mul mõte liigub hästi ja ma saan olla eemal mürast. Näiteks see ongi üks asi, mis mind sellel teekonnal on väga palju aidanud. Nii et vaata iseendasse, küsi endalt küsimusi ja tee nendest järeldused ja ma usun, et läheb elu paremaks. Tšau!